Tere armsad kontserdikülastajad ja esinejad. Täna on südames sinule 6. kontsert. Oleme seda kontserdi korraldanud mitmel erineval põhjusel. Ja eesmärk ei ole mitte ainult raha teenida, vaid mitu korda olulisem on siiski positiivse elamuse ja kogemuse saamine. Aitäh teile, et te tulite kontserdile, tõite oma lapsed ja aitäh lapsed, et te tulite siia ja nüüd annate oma osakese selleks, et me saaksime minna suve lõpupoole 2-päevasele ekskursioonile. See saab olema hästi põnev. Soovin teile mõnusat kontserti, nautige, elage kaasa ja olge lihtsalt õnnelikud. Aga nüüd kutsun esimesena lavale Audru Poolakadeemilise meesansambli. Palun tulge lavale, mehed. Rõõm on näha, kui sirgeid eksisid poisse päev ennem naistepäeva. Aga mehed, ma kasutan teid ära. Laulame meie tänasele sünnipäeva lapsele ühe sünnipäeva laulu. Jaanus, see laul on sulle. Seltskond, et me ei tegutse aasta läbi. Me koguneme igal aastal täpselt 4-5 nädalat ennem vabariigi aastapäeva. Õpime selgeks 2 lugu ja vabariigi sünnipäeval siis neid esitame. Et võib-olla kui me aasta läbi treeniksime, saaksin isegi akadeemiliseks. Pean taluma ma seda häda ja viletsust häda. Keegi mu palveid ei kuule, kõik raha lendab tuulde ja isegi kui süüa pole kaalus, võtan juurde, häda. Eelmine nädal ostsin õunamismäda ja isegi ükskord, kui kasiinos mul vedas, võeti Balti jaama tunnelis mul raha käest ära, häda ja viletsust, kõikjal enda ümber näen vaid ängi ja pimedust, häda, oi häda. Ja kui päike tuleb korraks välja, kohe läheb ära, häda ja viletsust. Me oleme tegutsenud täpselt 4 aastat ehk siis 4
vabariigi aastapäeva ja iga kord siis 2 lugu. Lihtne koolipoisi arvutus ütleb seda, et meil on selgelt 8 lugu. Ärge kartke, kõiki me neid ei laula. Aga järgmine lugu on kuulsaks loodud ansambli Traffic poolt ja saladuskatte võin öelda, et seda te kuulete täna ühe korra veel. Aga meie esitus on nüüd ja Stig Rästamäe on kärmas, tulgu tuuled. Villu Voogel, Aado Kirsi, Kuldar Suits ja Ventamundis. Ja kahtlemata meie juhendaja, klaverisaatja ja varajase mitmeäänsuse korrigeerija Tiia Tamm. Ja viimane lugu sobib tänasesse päeva suurepäraselt. Tegemist on seda lugu. Ei teadnudki, kuidas sind armastan, kuid mulle oled sa kõik, kuid taipasin alles, kui lahkusid, et jääda see nõnda ei või, vaid sulle kuulub mu süda, mul selgeks saanud see, vaid sulle kuulub mu süda, taas liigub kokku me teed, öösel uneta olles, meelde tuleb su hääl, kõik su
kõik on kuidagi seotud, igaühega oleme meie oma majaga kuidagi seotud või mina isiklikult. Venda igapäevaselt ootab meie IT-valdkonda siin. Priit on hoolekogus, pluss veel Lindi kooli vilistlane. Kuldev on Audru koolipäevilt on ju. Ärevus ka sees. Siis on Ats, kes on minu pinginaabri mees. Siis on Villu, kes on minu pinginaabri vend. Ja Ago, kes on minu töökaaslasega, tantsivad koos ühes tantsurühmas. Kairega. On ju? Ja õpetaja Tiia Tamm, kes on ka minu õpetaja olnud Audru koolis. Et aitäh juhendaja Tiia sulle see küünal ja aitäh kaart ja šokolaad ja teile poisid kaart ja šokolaad. Aitäh teile! Mina olen Lisette. Ma olen Lindi lasteaed algkooli 3. klassi õpilane. Tere, mina olen Grete-Liis, Lindi lasteaed algkooli lasteaialaps. Meil on suur rõõm olla tänase kontserdi päevajuhid. Just laulsid meile suured mehed. Kunagi olid ka nemad lapsed. Minu ema ja isa olid ka kunagi lapsed, nii nagu mina praegu. Nemad ka laulsid ja meie laulame samuti. Nüüd kutsume laulma Lindi lasteaed algkooli Mudilaskoori. Mudilaskoori esitluses kõlab Airi Liiva laul Eesti laps. Siis tulevad laulma lauale lasteaialaste lauluringi lapsed ja nemad esitavad Airi Liiva laulu Kommilaul. Seejärel astuvad lavale Mari-Liis ja Karmen Ollino, kes on meie kooli ja lasteaia vilistlased ning laulavad koos kooli lauluringiga Indrek ja Birgit Sarrapi laulu Vihmapidu. Peale Vihmapidu esitavad õed Mari-Liis ja Karmen ansambel Traffiku loo Tulgu tuuled. Laps juhendab õpetaja Anne Paiste. Magama
kui koju me kehva ilmaga jääks, siis karve kraani veel maailma näeks. On lõpus tantsida lommile sees ja kooli saada võib sul poimees. On väljas kolm vihmaussid ja peod, ka neile meeldivad just vihmapeod. Jälle on vihmapeoil, kas aina tipp-tipp-tipp nästas liigub.
metsast vastu tuve hääled taeva poole kajavad, kajavad. laululastele. Lisette, kelleks sina tahad suureks saada? Rantsutajaks ja lauljaks, aga ma tean, et selleks on vaja palju õppida. Mina tahan ka lauljaks saada, aga mis selleks tegema peab? Ma laulan juba praegu iga päev. Tuleb õppida ja harjutada ja muusikakoolis käia. Ma tean, minu venna sõbra õde käib igal pool õppimas ja esinemas ja võistlemas. Kes ta on? Kas ma tunnen? Ma ei tea, ma pole ise ka teda väga näinud, aga see sõber Steven on rääkinud. Vaata, kas sul ei ole paberi peal kirjas, et nüüd tuleb Anna-Loora Närep laulma? On, siin on kirjas. Anna-Loora Närep õpib Pärnu kunstidemajas õpetaja Aita Kaaberi juures. Anna-Loora osaleb järgmisel nädalal Venemaal lauljate võistlusel ja esitab need samad laulud seal, mida ta tänagi meile laulab. Anna-Loora, palun tule siia. Ma ei oska lugeda, mis on sinu laulude nimed. Palun ütle ise. Esimene laul, mida ma laulan, on Lullaby of Birdland. Ja teine laul saadan ma ukulelega ja selle nimi on Väikses paadis. Aitäh! Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy hollow, he really knows how to cry. And that's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy hollow, he really knows how to cry. And that's how I cry in my pillow. If you should tell me
sevad nõgesed, sees maa jääb aeg ja aru, meie arm on nii kõrvetavalt kuum. Leida ja siis põgene, jookse mehe ja su käes leegitsevad nõgesed, sees maa jääb aeg ja aru, meie arm on nii kõrvetavalt kuum. Väikses paadis päevavalge käes tõuseb tuul ja kaasa meid viib. Suures plaanis sinu silmi näen, on nii hea, et sa oled veel siin. Laulis. Jaa, ma tean. Kui sa Kriidalis järgmisel aastal kooli tuled, siis tule ka näiteringi. Näiteringi õpetaja Ines Hede õpetab meile igasugust näitekunsti, esinemisoskust. Meil on nendest tundides nii põnev. Kindlasti tulen. Ma tahan minna kajalkasse, merebioloogiasse, kunstiringi, robootikasse, lauluringi, kokandusse. Nii lahe on koolilapseks saada. Sa oled nii vahva, aga tead, nüüd esitabki Lindi lasteaed algkooli näitering loo Heeringa laul, lavastaja Ines Hede. Cool, ma tahan seda näha. See oli enne muistelaar. See oli enne muistelaar. Vanal hallil ajal. Siis kui linnud ja loomad veel rääkisid. Elas kord. Kaua aega tagasi. Väga-väga kaugel maal. Üks eerikas. See oli enne muistelaar. Poole
see üks mõistulugu oli? Tead, ma nägin enne lava taga mingeid mehi. Nad ütlesid, et tulevad ka esinema. Kas sa tead sellest midagi? Ma ka nägin neid ja kui ma nüüd siit loen, siis nii ta ongi. Prindik Kaluriküla merekarude tantsurühm, tantsuga meremeeste tants. Palume lavale triipulistes särkides mehed. Kaugel, kaugel merel on murjed armas laev. Laev kannab rasket koorma, ei ole talvest vaev. Seal tüüri juures seisab noor võiske meelimees. Ta käega ratas keerab, tal kompas seisab ees. See sugev kelaga, sugev temast iga sullatud lumele. Kui samme jääme, kui laga enne, kui kalli ikka tahame. Tuul puhub pulvedesse, laev lendab edasi. See noormees vaatab üles, kui paistab selgesti ja tema mõtted käivad seal kaugel kodudel, kus jääb üks kena neiu tema järel leinama. See sugev kelaga, sugev temast iga sullatud lumele. Kui samme jääme, kui laga enne, kui vaidlus tulete. Nüüd olen kaugel merel, me turv ja rahutu. Minu ümber merelaine, kui poole mõttela. Oh jõua laev ja rutta, nüüd kiiret edasi. Et saaksin sadamasse ja kallima rinnale. Sugev kelaga, sullatud lumele. Selle jääme, kui laga enne, kui vaidlus tulete. Kalli mõttega, ikka tahame. Sugev kelaga, sullatud lumele. Selle jääme, kui laga enne, kui vaidlus tulete. Kalli mõttega, ikka tahame. selle toreda üllatuse eest. Aitäh kõikidele tänastele esinejatele. Nüüd kuulutame välja vaheaja. Vaheajal saate külastada heategevuslikku kohvikut, mille lettidel on hoolekogu lastevanemate ja õpetajate poolt küpsetatud hõrgutised. Ja sööge kohe hoolega, sest nii aitate Lindi lasteaed algkooli lapsed 2-päevasele väljasõidule. Vaheaeg kestab, kuni teid uuesti oma kohtadele kutsume. Palume lavale 2 tuntud Eesti muusikut. Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere! Ilusat saabuvat naistepäevaga, kallid daamid! Ja ma argine päev, ma annan
on ainult suunata päev ja valguses muutun, kui ootad mind veel su lootusel. Kõik täituvad siis sa näed, et elu võib ollagi mäng. Sul haarab käes ja endaga viib, siis sa näed, et elu võib ollagi mäng. Sul haarab käes ja endaga viib. Vaid viimne poolteist teed, hetkeks unustab, kes sina oled, rollist väljuda annab teed. Valguses ma muutun, kui ootad mind veel su lootusel. Kõik täituvad siis sa näed, et suurem kui elu on mäng. Sul haarab käes ja endaga viib, siis sa näed, et suurem kui elu on mäng. Sul haarab käes ja endaga viib. Aitäh teile. Me mõtlesime, et me teeme teile täna mõned oma lood ja siis mõned sellised lood, mis meile hästi meeldivad. Ja vähemalt proovisime selle kava niimoodi kokku seada, et see ikkagist oleks rohkem kallid daamid teile mõeldud. Ja selliseid lärmakaid lugusid me täna teile ei tee. Teeme ikka otse niimoodi südamest teile. Ja. Aga esimene lugu oli meie enda looming ja pärit ühe plaadi pealt, mis kannab sama pealkirja nagu see lugu mäng. See on ansambel Lokomotiiviga tehtud plaat paar aastat tagasi. Ja järgmine lugu on pärit Paul Simoni sulest juba kuskil 60-ndatest ja teie võib-olla teate seda vendade Urbide esituses paremini. Eesti keeli on selle pealkiri Õhtuvarjud. On õhtuvarjud jälle käes ja vaiksel sammul lahkuma sul päev. Nüüd kamiinasse tuleb teeb ning tõrnalt toetab toolile. Ööse hiiseb kitarrikeel ja kuskil koeri haugleeb. Aeg on läinud. Näin,
nagu seinad hetkeks kaos, nagu vaikus meie jaoks, hetkeks tagasi tooks möödunud varjud. Me kulutanud kingideid ja lõppu õnneks pole vist meil. Nüüd koju jätan pagasi, sest iga tee toob tagasi. Kitarri võta õhtusse ja kaardin laual seni löö. Aeg on läinud. Näin, nagu seinad hetkeks kaoks, nagu vaikus meie jaoks, hetkeks tagasi tooks möödunud varjud. Ees veel üks linn ja sigaret, taas autostraad, reklaam ja baarilett. Üks linn on teise kaksikvend, kas ajamaari suitsusend, sa lootuseta otsid veel, sa oled rändur kodutee. Aeg on läinud. Näin, nagu seinad hetkeks kaoks, nagu vaikus meie jaoks, hetkeks tagasi tooks möödunud varjud. Möödunud varjud. Järgmine pala on minu üks suur lemmikuid ja see on vist üks Eesti kaunimaid armastuslaule üldse, aga ma tean, et ma kordan ennast täna paar korda veel. Aga see on tõesti kaunis lugu, selle on kirjutanud Margus Kõppel ja Ave Alaväinu tekstile. Ja kes see muu seda ikka laulnud on, kui mitte Ivo Linna. Mul oli õudselt tore, oleme siin praegu tuuril erinevate toredate muusikutega ja üks neist on ka Ivo Linna ja mul eile oli väga äge võimalus sõita Tartust Pärnusse Ivo Linnaga kahekesti autos. Ivo sõitis ja väga. Kuidas Ivo sõidab? Ivo sõidab väga tagasihoidlikult, rahulikult, väga. Aga meil oli jah selline 2 tundi väga toredat jutuajamist. Aga siit tuleb kohtumistund. Millal me
vaiksemgi hääl ja äkmele virgu. Ennustab mind su südame ees. Sind tundvad täis mu eesse sirgu. Järgmine laul meie kavas on ansamblilt Mikronid, mis on üks pikema ajalooga Eesti beatmuusika bände. Väga ilus laul 70. algusest pealkirjaga Sind otsides.
astu su vallu. Kui töötab ei, ka siis ei tule keegi. Kui kõu tahvlid kergagi sildades ja valeloontustega vetled veeli. Ma peksin kividega kildudega. Nüüd me teeme teile ühe ilusa looga. Ja ei, mitte nüüd need teised kuidagi koledamad oleks, aga selle loo pealkiri on ilus lugu. Soovitan teil panna silmad kinni ja kujutada ette seda pilti, mida me teile kohe maalima hakkame. Ja siin on natukene Pärnumaaga seost siin ja kuulake. Pärast seda lugu siis ma räägin ühe fakti veel selle loo kohta või ühe väikse loo. Ilus lugu. Käes on hullutav kevad. Aasta on 35. Vanaisa ja ema tuttavaks nemad said siis. Mandlid on pikad ja hallid. Neljane viga just. Plaat, mis on länkivast vasest, kaunistab korteriivust. Kaabud ja silmad ja sallid, kohvikus nooleks punt. Lehtedes lipsatas läbi, Pärnumaal lasti üks hunt. Valitsus abistab vaeseid, kaitseväel riietus uus. Naistele moodi on tulnud, poisi peaks lõigatud juus. Vanaema praegu koopia, köögis, mis päikest on täis. Hommiku pooleda korraks üksinda turu peal käis. Teises toas vanaisa viiulit äästab sääl. Noodid on ilusti kõrnas, Beckeri klaveri peal. Vanaisa on temalt jaksõna kindlasti käes. Puumaja teisel korral, korter, kus tube on 3. Poomi peal sireli põõsas, aknal paprite tolm.
on ilus lugu. Jah, Pärnumaal lasti üks hunt. Aga ja selle looga on selline lugu, et ma olen seda laulnud juba julgelt sinna 20 aasta tuuri ja siis eks ma ju teadsin muidugi, millal minu vanaisa ja vanaema kokku said, aga täpselt aastaarvu ei teadnud. Uurisin järgi 36. aastal, laulus on 35. Hästi tore on mõelda, kuidas nad kolisid Tallinna, läksid kunstikooli keraamikat õppima, olid siuksed 3, 14, 15 aastased ja siis kohtusid seal ja jalutasid ilmselt mööda linna ringi, nägid kohvikutes snoobide punte ja mantlid olid pikad ja hallid 4 nööbiga just. Aga meil samast seltskonnast. Ja samasugune sellest tuleb kohe. Järgmine laul, Inboili kirjutatus. Kõik on võimalik. Sinu elu ja su maailm, mida minu käed ei ole puutunud. Minul on see kõik, mis mul on olnud ja ma ei taha mõelda edasi. Minul on üks kallis asi ka ja seda sa ei anna tagasi. Kuid vahel ma tunnen, sina räägid ikka ainult mul, kui kurjaks muutuvad su hinge silmad. Täna vaatas keegi mulle otsa ja olid sinu selged silmad. Mõtlen siin, et mõtlen, et vahest võiks sa mindki vajada. Et enam ma ei tule, et koridoris juttu ajada. Kuid vahel ma tunnen, et kõik on võimalik. Kuid vahel ma tunnen, et kõik on võimalik. Teeme teile ühe loo, oma loomingu veel. Oma armastus. Enda kirjutatud armastuslaul. Jah, enda kirjutatud armastuslaul ikkagist meeste ja naiste vahelistest suhetest. Ja kuigi seda on lastud ka raadiotes, olen kuulnud peale poliitilisi skandaale, selliseid intervjuusid ja siis lastakse seda lugu miski pärast. Aga see algab sõnadega, sa pole midagi teinud, pole kedagi näinud. Et siis võib ju tundub kuidagi loogiline. Ära päri. Sa pole midagi teinud,
ei ole kedagi näinud, pole võõrast end käinud, ainult vaikib mul läinud. Su pilgud pagevad muttu, me ümber hõreneb õhk ja ma ei usu sinu juttu. Sul juures võõras võõr mind kiusama jääb, nõnda elad ja armsad, kui tuli ka läheb mind suuded vaid, mind suuded vaid, ära päri muidu räägida, ära päri muidu räägida. Ja kui ma peakski leima teen, mida käia saab sinuga, siis olen kindel, et kord sinu südame keegi tas ära mult pirutab. Ja kui ma peakski leima teen, mida käia saab sinuga, siis olen kindel, et kord sinu südame keegi tas ära mult pirutab. Ära päri muidu räägida, ära päri muidu räägida, ära päri muidu räägida. Ja kui ma peakski leima teen, mida käia saab sinuga, siis olen kindel, et kord sinu südame keegi tas ära mult pirutab. Ja kui ma peakski leima teen, mida käia saab sinuga, siis olen kindel, et kord sinu südame keegi tas ära mult pirutab. Ära päri muidu räägida, ära päri muidu räägida, ära päri muidu räägida, ära päri muidu räägida. Järgmine on ka üks oma pala, üks esimesi lugusid, mis me Miguga koos kirjutasime. Selleks pidime enne umbes 3-14 aastat bändi tegema koos, kuni võtsime ette ja kirjutasime ühe loo. Ja võib-olla te olete seda kuulnud, seal on ka ansambel Lokomotiivi repertuaarist. Ja me siin muudkui vaatame sellest plaadist, aga kust seda plaati saada? Ärge muretsege, meil on plaanid kaasas. Härrad, pange kõrva taha. Homme on naistepäev. Ja kingitusi läheb ikka vaja. Jaanipäev tuleb ja ega need jõuludki enam kaugel pole. Aga see järgmine lugu kannab pealkirja Viirastus.